Kui mina jõudsin Tartu Ülikooli õppima, siis ma sain aru, et ma olin tõepoolest sündinud ja üles kasvanud pärapõrgus või provintsis, mis on siis Saaremaa. Väga lahe koht ja mul on endal tunne, et see kool, kus ma seal õppisin, see oli ka üks parimaid koole tol hetkel Eestis, aga mitte sellepärast, et seal õpiti väga kõvasti või et see oleks olnud kusagil edetabelites esikohal, pigem sootuks teistmoodi. Seal juhtus niimoodi, et Kuressaares, et oli üks keskkool, mis oli Vana Kuressaare või nagu Saaremaa gümnaasium, ja siis ühel hetkel oli liiga palju õpilasi, ehitati teine kool juurde ja siis juhtus Kuressaares niimoodi, et kõik need tähtsamate vanemate lapsed, need jätsid oma lapsed sellesse vanasse kooli, kus olid kogenud pedagoogid ja siis kogu muu kraam lükati sinna teise keskkooli. Tulemuseks oli see, et selles teises keskkoolis ei olnud mingisuguseid kõrgeid ootusi ja tulid ka uued õpetajad, kes täpselt ei teadnud, et mida siis nüüd peale hakata, aga selles koolis oli tänu sellele tohutult vaba vaim. Ja see oli üks nendest kohtadest, kus me alustasime koolis oma kooliraadiot, natuke hiljem kooliteatrit ja veel mida iganes, ilma et meil oleks keegi öelnud või juhendanud, et hakake nüüd seda tegema või kuidas seda teha. Ja sealt edasi, ma ütlen, et oma selles tulevase elu vallas, et osalesin selles kooliteatris, kus me ise lavastasime tükke ja kooliteatrite festivali saime ka auhindu. Seal ma umbes sain aru, mida mina oma elust tahan. Siis ma juba mõtlesin kusagil 10. klassis, et ma tahaks ühel hetkel hakata filme tegema. Sest ma sain aru, et filmid minu jaoks on natukene rohkem, kui on teater. Siis teater on, sa räägid ühte lugu, aga see on siiski suletud 4 seina vahele, aga filmiga sa võid igale poole välja minna. Tegelikult lõpliku tulemuse määrab ära see, kui suur on teie tahe kuhugi edasi jõuda või teada, mida te tegelikult tahate. Sest ka nendest eliitkoolidest tulnutel tihtipeale ainuke asi, mida nad oskasid, et nad oskasid oma õppetükid hästi ära teha ja nad oskasid maailma laialt näha, aga ega nad seetõttu veel ei tea, mida nad elus tahavad. Ja see asi võis kusagilt Kükametsast tulnud noore palju selgem olla. Igal juhul ma olen nagu hiljem vaadanud filmivaldkonnas ja tegelikult ka teatris, et tõepoolest ei ole ühtegi keskkooli, mis annaks eelise kellegi teise ees. Kui siin teinekord Eestis praegu räägitakse murega, kuidas noored inimesed lähevad ära, või mitte ainult noored, siis ma arvan, et omamoodi oleks veel hullem, kui nad ära ei käiks. Sellepärast, et vähemalt minu põlvkonnas ma arvan, et need, kes on korra kusagil ära käinud mujal õppimas, et nendest mingil moel on ka Eestile rohkem kasu, see on võib-olla vale sõna ütelda, aga see on kasu olnud. Nüüd ma viin need nagu samad asjad uuesti alguse juurde tagasi. Kui ma ei oleks tagasi tulnud Prantsusmaalt, ma ei oleks saanud nii-öelda ise õppida filmi tegemist, mis omakorda tähendas seda, et kui ma ei oleks midagi varem õppinud, siis ma ei oleks saanud Ameerikas stipendiumit. Kui ma ei oleks Ameerikast tagasi tulnud, siis ma ei oleks lähima 10 aasta jooksul teinud ühtegi filmi. Ja kui ma ei oleks siis nüüd koos sõpradega, kellest enamus ei saanud sentigi raha selle filmi eest, teinud klassi, ei oleks ma saanud nüüd teha filme nii Prantsusmaal kui Venemaal ja ma ei tea, kus veel tulevikus. Sellepärast olen mina küll nüüd veendunud, et loomingu valdkonnas ei ole nagu mingisugust seadust, et selleks, et maailmas läbi lüüa, peab ära minema.